Praegu olen Florida Evergladesi keskel, kus elavad hiiglaslikud alligaatorid ja surmavalt ohtlikud maod. Ja noh, ma just leidsin midagi tõeliselt öövastavat. See on kanalisatsioon keset Amyskit ja pole aimugi, mis seal sees elada võiks. Aga ma tahan teada saada. Nii et me hakkame seda uurima oma võrkude ja kalapüünistega, et loodetavasti avastada, mis selles salapärases kanalisatsioonis peidus on. Ilma, et meid ründaksid need surmavad loomad, kes seda kohta koduks peavad. Nüüd tahan ma lihtsalt öelda, et kui ma seda sissejuhatust filmisin, oli mul aimdus, mis seal all varitseda võiks, aga mida ma ei teadnud, oli see, et sellest saab minu kõige pöörasem kanalisatsioonivideo üldse. Alates alligaatoritest ja madudest kuni surmavate angerjateni, te ei taha seda vahele jätta. Kõigepealt las ma selgitan, kuidas ma selle kanalisatsiooni üldse keset Amyskit leidsin. Näete? Ammu aega tagasi oli siin ülevoolukanal, mis ühendas Evergladesi erinevaid osi, vesi voolas otse siit läbi. Aga mõned aastad tagasi lakkas ülevoolukanal töötamast ja see kanalisatsioon jäeti maha. Nüüd on ainult üks viis teada saada, mis seal all veel on. Tuled nad välja püüda. Aga see ei saa olema lihtne, sest seal kanalisatsioonil on 2 poolt ja pärast mõlema poole uurimist liigume edasi mahajäetud ülevoolukanalisse, millega see ühendub hiljem selles videos. Nii et ilmselgelt on meil palju tööd ees, nii et hakkame võrku vette laskma, et näha, mida me kõik kätte saame. Ma arvan, et alustame selle kanalisatsiooni poole pealt, sest ma näen juba praegu selle all hulga kalu ja õnneks on mu võrk piisavalt pikk, sest seal all on tõesti sügav. Kohe märkasin ma hulgaliselt kalu ja mul ei läinud kaua aega, et esimene kinni püüda. Seal peab midagi sees olema. Oh, Helen, meil on kala! Mis need on? Oh issand, ma arvan, et need on Aafrika tsihhlidid. Nad pole eriti vägvilised, aga see on tõesti lahe. Nüüd me teame, et seal all on kindlasti kalad, nii et lähme edasi, paneme need tüübid ämbrisse ja jätkame nüüd, kui teame, et seal on kalad. Ma jätkasin kahvaga püüdmist, et veel mõni kätte saada. Oh issand, mis see oli? Mis see oli? See oli midagi suurt. Helen, kas me saime ta kätte? Me püüdsime ta kinni. Mis see on? Kas see on haug? Oh jumal, ei, see on madupea. Rahune. Ma pole aastaid näinud väikest madupead. Sellest siin saab kunagi hiiglaslik koletis. Nad on siin Lõuna-Floridas väga invasiivsed. Ja kuigi ta näeb väga lahe välja, kahjuks me ei saa teda lemmikloomana pidada. See oleks ebaseaduslik, nii et peame selle tüübi kanalisatsiooni tagasi viskama. Ja siis saime siit veel ühe kala, see on tätpiline tilapia. Jällegi, mitte kala, keda me hoiame, mitte sellepärast, et see oleks ebaseaduslik, vaid sellepärast, et me vihkame tilapiaid. Nii et viskame ka selle tüübi kanalisatsiooni tagasi. Oleme palju selles nurgas võrku visanud, nüüd vahetan kohta ja proovime seda nurka. Oh, see on raske. Oh jumal, kas see on madu? Helen, vaata seda, oled valmis? Oh, nüüd on see siin. Ma tean, et see näeb välja nagu angerjas või madu, aga tegelikult nimetatakse seda köiekalaks ja nad on üsna haruldased. Ma panin ta ämbrisse ja kui ma edasi liikusin, sain aru, et see ei ole tavaline kanalisatsioon. Siin oli palju rohkem kalu. See on üks hullumeelsemaid kanalisatsioone, mida ma kunagi näinud olen. Oh issand, mis see on? Issand! Helen, see seal on severum. See ei ole midagi, mida iga päev püüad nagu sinikõht. See on tegelikult palju ägedam. Ja siis ma arvan, et meil on veel üks väike Aafrika tsihhlid. Need on tõesti lahedad, hoiame sellega alles. Võrk võrgu järel. Ma püüdsin järjest rohkem kalu. See näeb natuke välja nagu lehekalak, aga ma ei tea, ma ei oska täpselt öelda. Ma olen siin olnud umbes 10 minutit ja oleme juba püüdnud hulga väga lahedaid kalu, aga mul on tunne, et seal all on veel midagi palju pöörasemat. Olgu, ma proovin seda nurka uuesti. See nurk on tavaliselt väga hea. See on koht, kus me siiani enamiku kalu oleme püüdnud. Oh issand! See on iga võrk, Helen. See peab nii olema, sest see kanalisatsioon on lihtsalt keset Amyskit ja keegi ei käi siin. Ma pole kunagi elus nii palju kalu näinud. Vaata seda! Meil on väike Oskar, ta on tõesti lahe. Ja siis on meil see tüüp, väga ilus kloun. Noadkala, vau, ta on ilus. Nüüd on ilmselge, et oleme tõestanud, et selles kanalisatsioonis on palju kalu. Kuid küsimus jääb endiselt õhku. Kas seal varitseb ka midagi ohtlikku, näiteks alligaatorid või maod? Kuna me oleme Evergladesi keskel, peame olema äärmiselt ettevaatlikud, sest üks vale liigutus võib olla surmav. Ja ma sain sellest varem teada, kui ma peaaegu astusin veemokassiini peale. See on üks Florida kõige mürgisemaid madusid. Oh jumal küll! Nüüd, seda silmas pidades jätkasin kanalisatsiooni uurimist ja hakkasin püüdma rohkem kui ainult kalu. Mis see on? Oh, mu võrk on tõesti raske. Oh issa! See on kilpkonn. Ma just püüdsin kilpkonna. Kuidas läheb, sõber? Mida sa seal all teed? Ma ei tea, mis tüüpi kilpkonn see on. Aga me just püüdsime ta kanalisatsioonist ja kuna ta tuli kanalisatsioonist, siis see seletab, miks ma selle leidsin. Helen, vaata, see on neetud kaan. Ma puudutasin seda. See on hiiglaslik kaan. Oh, me peame teda aitama. Me peame selle eemaldama. Ma arvan, et see on ainus. Kuulge, sellel kilpkonnal on kaan otse tema näo ees. Kui te ei tea, mis on kaanid, siis need on verd imevad parasiidid, nii et me peame kindlasti leidma viisi, kuidas need eemaldada. Olgu, mul on siin üks kepp. Ma olen tõesti hirmu. Oh jumal. Oh, ta on sinna külge haakunud. Hästi, lase ta lahti
vaata seda verd. Oh jumal, ma hakkan oksendama. Pärast mõningaid katseid suutsin lõpuks kaani eemaldada. Ma pole oma elus kunagi nii suurt kaani näinud, see on hullumeelne. Me otsustasime kilpkonna lähedal asuvasse sohu lahti lasta, kus ta rohkem kaane külge ei saa. Ja siis jätkasime kanalisatsiooni uurimist. Lähme tagasi kanalisatsiooni, vaatame, mida veel leiame. Oh, siin on palju kalu. Kohe alguses suur tulekurgu tšihliid, mis on tõeliselt ilus. Ja järgmine kala oli salapärane kala. Mul polnud aimugi, mis see on. Mul pole aimugi, mis on, aga ta ei liigu, kuid ta on väga lahe, nii et hoiame ta alles. Saime veel ühe Aafrika tsiklidi ja viimane oli jälle üks salapärane kala. Nüüd, kui ma tean, et seal all on kalu, keda ma pole kunagi varem näinud, läksin ma tagasi vette. Oissand, vaata seda. Oi jumal. Ma arvan, et see on sinodontis. Ta on nii ilus. Oh issand. See on üks suurimaid sinodontiseid, keda ma kunagi näinud olen. Oota korraks, vaata tema uime. Ta on üks väideuim ja siis üks suur uim. Oh, ta on Nemo. Me paneme talle nimeks Nemo. See on nii lahe sinodontis. Vaadake tema mustreid. See on äge. Me kindlasti jätame ta endale. See on tegelikult lihtsalt hullumeelne. Oh, mis see küll oli? Ma arvan, et me saime ta kätte. Kas ta pääses minema? Mis see küll on? Oh issand. Helen. Oh jumal, see on krabi. Vaata, kui värviline ta on. Mis toimub? Oh, ära tule välja. Ta meenutab mulle seda, mille me teises kanalisatsioonis kinni püüdsime. Ah jaa, seda lillat. Ma unustasin ära. Me oleme varem kanalisatsioonist lillat krabi püüdnud. Aga selle tüübil on ka natuke oranži peal. Kui te teate, mis krabiga tegu on, kirjutage kommentaaridesse. Vaadake teda, ta kõnnib mu peal. Kas paneme ta ämbrisse? Ma vist tahaks ta alles jätta. Ta on nii lahe ausalt. Ma arvan, et paneme ta sinna. Näeme, sõber. Näeme. Jätkasime ja asjad hakkasid aeglasemaks muutuma. Ma ei saanud enam ühtegi kala kätte. Kui enne sain ma mitu kala minutis kätte, siis nüüd hakkasin juba mõtlema, et kalu polegi enam alles, aga siis juhtus see. Oh issand, vaadake seda. See on nii uskumatult lahe. See on ka royaal. See asi on tohutu, see on nii äge. Poisid, see on sõna otseses mõttes tulluka kala. Me oleme siin kanalis juba ühe sellise kinni püüdnud, aga see oli väike beebi. See siin on palju suurem ja tal on palju täppe, nii et see on äge. Olgu, alles jäetavat ämber täitub kenasti. Vaadake kõiki neid kalu, mis meil juba on. On möödunud vaid umbes 15 minutit ja ma just meenutasin, et see kõik on ainult ühe kanali poole pealt ning siin on tegelikult 2 poolt. Nii et me proovime sellelt poolt veel mõned kalad kinni püüda ja siis läheme teist poolt uurima. Aga mida ma ei teadnud, oli see, et midagi surmavat ootab meid ees. Oh jumal, ma tundsin midagi. Oh issand, see on midagi suurt. Oh issand, nad ei ole suured, aga nad on paganama ilusad. Oh issand, see on hullumeelne. Kas see on geofaagus? See on tõesti ilus geofaagus. Vaata seda, vaata neid värve. Meil on kodus ka üks, aga palju suurem ja see on nii lahe. Et me just püüdsime selle kanalisatsioonist. Ma mõtlen, tule nüüd. Ja siis saime selle kuti. Ma arvan, et see on väike, jah. See on beebi mitatsiklid. 2 ilusat tsiklid. Me paneme nad hoidmisämbrisse. Oh, ma näen veel. Vaata, nad on kohe üleval. Okei, me peame tagasi minema. Võtsin järgmise võrgu ja kui ma seda üles tõmbasin, märkasin midagi hullumeelset. Oh jumal. Helen, oh jumal, ma tean, mis see on. No oleme neid varem püüdnud. Kas see on silm? Oh jumal, see on neetud silm. See on rõve, kui te ei tea, mis lutsud on. Põhimõtteliselt on nad hiiglaslikud parasiidid, kes kinnituvad teiste kalade külge ja imevad nende verd. Nad on nagu kaanid, aga palju hullemad. Oh jumal, ma ei taha seda isegi puudutada. Seda nad kasutavadki saagi külge imemiseks. Nad kinnituvad selle külge, mida nad parasjagu imevad kogu vere välja ja tapavad selle lihtsalt ära. Me just püüdsime selle kanalisatsioonist, mis on tõesti vastik. See on nagu kiviküva, see on surnud. Oh jumal, sa ei näe enam isegi silmi. Need on nagu lagunemas. See on nii rõve, kutid. See on ka hull, sest me oleme varem ka kanalisatsioonist lampleid püüdnud ja need olid samuti surnud. Ma ei tea, miks see nii on. Võib-olla lähevad kanalisatsiooni surema, mul pole aimugi või äkki nad lihtsalt ei suuda selle ellu jääda. Aga vaata neid hambaid. Oh issand. Ma tahaksin tegelikult ühe elusa kinni püüda. Me võiksime selle lemmikloomaks võtta, absoluutselt mitte, kui lahe see oleks. Aga kuna see polnud elus, viskasime selle tagasi ja jätkasime. Oh, tule nüüd. Oh, ma tundsin midagi. Mis see on? Oota, mis see on? Ma ei usu, et me oleksime seda kala varem püüdnud, kutid. Mul pole aimugi, mis see on. Kui teie teate, siis kommenteerige allpool, te teate reegleid. Aga see on tõesti lahe. Ma arvan, me jätame nad alles, paneme ta ämbrisse. Ja siis kontrollisin ma võrku uuesti ning seal oli veel üks kala sees. See on tulekera kala. Helen. Oh issand, vaata seda, Helen, see on väike tulekera kalapoeg. Oh issand, see on nii armas. Teie kutid. Oh, see on nii vinge. Olgu, me kindlasti jätame ta alles. Mulle meeldivad tulekera kalad, aga me jätkame ja vaatame, mida veel leiame. Aga seni, kutid, see on üks parimaid kanalisatsioonikohti, kus me kunagi oleme kala püüdnud. Oh, kes see on? Ma näen teda seal, ta siputab ringi. Oh, meil on 2 kala.
oo jumal, kas see on haug? Oo issand, see on tõesti haug, mitte madupea. Vau, see on tõesti hea haug. Me kindlasti jätame ta ämbrisse. Sina lähed, siis meil on see tüüp. See on väike Florida karr. Nad on kohalikud, pole midagi erilist, nii et me ilmselt viskame ta tagasi. Nüüd. Me oleme juba püüdnud hulga lahedaid kalu, aga mida edasi läks, seda pöörasemaks kalad muutusid. Otse selle tunneli ees. Oh, ma näen midagi. Oh, see on jälle tsinotontis. Ma arvan, et see on isegi suurem. Helen, vaata seda. Oh jumal, ta on nii pointsakas. Ma ei tea, mis tüüpid tsinotontis see on. See ei ole tavaline, see on tõesti lahe. Vaata neid täppe tema peal. Teie lähete hoidmisämbrisse. Kas siin on veel kedagi? Oota korraks. Issand, siin on vähk. Helen, ma oleksin ta peaaegu maha maganud. See pole aga tavaline vähk, nagu sa näed. Tal on natuke värvi peal, midagi hullu pole, aga tal on natuke punast, natuke oranži. Ta on tõesti lahe. Ma arvan, et me jätame ta alles, paneme ta minu kodus teiste vähkidega kokku. Nii et siin sa oled, sõber. Issand, Helen, midagi suuremat on seal äärel. Vaata, just seal. Ma ei tea, mis see on, aga see on tõesti suur. Seal ta on. Ma sain ta kätte, ma just nägin, kuidas ta võrku läks. Mis see on? Issand, Helen, tead sa mis? See ongi see, eks? Seal on hiiglaslik frontoosa. Mis praegu toimub? See on suurim frontoosa, mille ma kunagi olen püüdnud. Need asjad on ka kallid, see maksab ilmselt umbes 200. Püüdad kasvavad palju suuremaks kui see, aga see on ikkagi korralik suurus. See on nii lahe. Nii sõber, lähme, mine tagasi sinna ja vaatame, mida veel saame. Ma tõesti ei tea, kuidas me saaksime sellest paremini. Ja just siis, kui ma arvasin, et see ei saa paremaks minna, läkski. See on hullumeelne. Vaata seda, see on veel üks tuline, veel üks krabi, vaata kui lahe ta on. Tal on tõesti erksad värvid peal, ma tõesti tahan teada saada, mis krabid need on. Kutid, kommenteerige allpool, kui teate, pange ämbrisse, sest meil on midagi veelgi pöörasemat. Vaadake seda. See on tõeline tuleangerjas. Kui ma üldse olen sellist näinud, vaadake ka tema värve. Ta on imeline. Olgu, paneme ta ämbrisse koos kõigi tema sõpradega. Ja siis võtsin teise võrgu, läksin täiesti põhja välja. See on raske. Meil on kindlasti midagi. Issand, vaadake nüüd selle Oscari suurust. Oscarid on ühed tavalisema kaad Evergladesis, aga see tüüp on hiiglane. Olgu, paneme ta ämbrisse. Issand, olgu. Nüüd me teame, et seal on ka suuri kalu. See on tõeline koletis. Siis märkasin veel kalu, nii et võtsin teise võrgu ja mul õnnestus need kinni püüda. Helen, siin on veel umbes 5 kala. Kas sa teed nalja? Vaata, see on veel üks vähk, see on isegi suurem. Vaata, kui punane ta on. Olgu, hoiame sind alles. Ohoo, mis see veel on? Vaata ta saba. Tal on sabal mingi lahe muster. Jälle mingi salapärane kala. Kutid, kommenteerige all, kui teate. Jaa, vaata seda. Veel üks kloon-nugakala ja veel üks Aafrika tšihliid. See on nii äge. Ma arvan, et selle võrgu jaoks ongi kõik. Ainult helikala, midagi hullu ei ole. Issand, kas siin on midagi? Ohoo, mis see veel on? Mitte see tüüp. See on maiade tšihliid, teda me ei taha. Aga mis see on? See on green teerimaim. See on nii lahe. Mulle meeldivad green tearid. Nad muutuvad suuremaks kasvades väga ilusaks. Issand, mis see veel on? Meil on veel midagi võrgus, see on mingi säga. Ma arvan, et me oleme neid varem ka püüdnud, aga ma ikka ei tea nime, nii et kirjutage kommentaaridesse, kui teate, see on tõesti lahe. Vaadake seda, okei, kutid? Ma arvan, et me teeme sellel pool veel paar võrku ja siis läheme teisele poole ning paneme seal ka võrku. Ja meil on ka 2 kalapüünist, mille paneme mõlemale poole pärast võrgu panemist. Nii et jah, ma arvan, et me püüame palju rohkem kala. Ja hiljem videos läheme öösel mahajäetud ülevoolukanalisse ja paneme sinna mõned kalapüünised. Ma mõtlen, see saab tõesti hullumeelne olema. Kes teab, mida kõike me leiame? Nii, palun anna mulle midagi head. Ma näen värvi. Issand. Helen, vaata seda. See on suurim jõevähk, mida ma kunagi näinud olen. See on hiiglaslik ja erkoranž, vaata seda. Ja siis saime veel ühe, see on tavalist värvi, aga vaata selle oranži suurust. See on nii lahe, 2 tõeliselt ägedat jõevähki. Me võtame mõlemad kaasa, viskame nad ämbrisse ja siis, issand, see on väike tsinotontis. Issand, ta on nii armas. See on mis väike albino tsinotontis, aga tal pole punaseid silmi, see on väga imelik. Siis võtsin oma viimase võrgu selle kanalisatsiooni poolel ja püüdsin midagi hullumeelset. See on raske. Ma arvan, et meil on midagi. Meil on 2. Veel üks madu. Kas see on angerjas? See on mingi angerjas. Issand. Ja meil on see tüüp, veel üks väike madu. Ja see võib olla seesama, ma ei tea, aga me peame ta kanalisatsiooni tagasi viskama. Ja siis saime siit mingi angerja. Vaata seda. See ei näe välja nagu tuleangerjas, sest tal pole punast värvi. Ma ei tea, mis tüüpi angerjas see on, aga kindlasti on see mingi ogane angerjas. Me kindlasti jätame ta alles, nii et paneme ta hoidmisämbrisse. Ja nüüd, kutid, teate, mis nüüd järgmiseks tuleb? Me lähme kanalisatsioonivõrgu teisele poole, sinna ümber ja vaatame, mis sealpool elab. Ja oma esimeses võrgus sellel pool püüdsin ma kõige ohtlikuma asja siiani. Tule, esimene kühvel uues kohas. Me peame saama, jumal. Helen.
see on alligaator, vaata seda, see on beebi alligaator. Ma ei tea, miks ma praegu värisen, me just püüdsime kanalisatsioonist alligaatori. Mida me tegema peame? Ma ei tea, me ei tohi seda puudutada, see oleks ebaseaduslik. See on nii hullumeelne. Issand, ta on nii pisike. See on kõige väiksem alligaator, mida ma kunagi näinud olen. Okei, kutid, ma arvan, et me peame selle tüübi viima sohu samasse piirkonda. Me võtsime kilpkonna, sest seaduse järgi me ei tohi teda puudutada, nii et viisime ta sohu ja panime ta uude koju. Me just püüdsime alligaatori, see on hullumeelne. Kuigi ühe alligaatori püüdmine kanalisatsioonis on juba piisavalt hullumeelne, ei jää see selle video viimaseks, kelle me kinni püüame. Aga praegu jätkasime kanalisatsiooni uurimist, et näha, mis seal veel on. Siin on ka kalu, vaata seda, veel üks väike midas tšiiklid. Ja siis saime veel midagi, ma nägin midagi ringi pladistamas, kuhu see kadus. Seal see on, vaata seda, mingi säga, mis see on? Mul pole aimugi, mis liiki säga see on, aga see on tõesti lahe. 2 kala ja 1 võrk, rohkem alligaatorit pole. Sellest ma räägingi, lisame need tüübid ämbrisse ja liigume edasi. Loodetavasti saame midagi kätte. Näed, ma ei saa sinna alla minna, sest see rumal gaas on ees. Issand, me tegelikult püüdsime midagi. Ma olen praegu nii üllatunud. See on veel üks tsinodontis. See on kõige rohkem tsinodontiseid, mida ma olen ühes videos kunagi püüdnud, nii et see on tõesti lahe. Lisame selle tüübi ämbrisse. Issand, see on väike konviktsigliid. Me ei püüa neid eriti tihti. See on tõesti lahe, hoiame temaga alles. Olgu, lähme tagasi sinna, loodetavasti saame veel mõned kalad kätte. Seal ongi, olgu, alligaatoreid pole, see on hea. Kas see on kopsukala, Helen? Ma arvan, et see on kopsukala. Jah, tal on nagu käed. See on tõesti kopsukala. Ta on nii armas, teate. Kopsukalad on ühed mu lemmikkaladest. Nad on tõesti lahedad ja kasvavad väga suureks, nii et see on tõesti äge. Me kindlasti jätame tema alles. Kontrollime veel üle, kas siin midagi muud pole. Issand, vaata seda. Veel üks valge tsinodontis. See on vinge, see on nüüd natuke suurem. Mida ma selle teise kanalisatsiooni juures olen märganud, on see, et siin on palju raskem võrku kasutada. Ja see on sellepärast, et siin on suur metalltükk, mis võtab pool ruumi enda alla ja selle tõttu pidin ma kanalisatsiooni uurimise lõpetama. Ma lasin võrgu viimaseks tõmbeks alla ja tundsin, et seal on midagi väga rasket, aga kahjuks oli see lihtsalt veel üks jõesilm. Kas sa teed nalja? Kas see on elus? Issand, see on nii rõve. Ma vihkan neid elukaid, aga mingil põhjusel tahan ma tõesti ühe elusana kinni püüda. Vaata neid hambaid. See on rõve. See on nägu, mida ainult ema võiks armastada, eks ole. Olgu, viime ta tagasi kanalisatsiooni. Ma mõtlen, mida me teeme surnud jõesilmuga. Nägemist, sõber, nüüd läheb asi huvitavaks, kutid. Mõlemad minu kalapüünised on kassitoiduga söödastatud ja me laseme need alla ühe kummalegi poole ning jätame need siia terveks päevaks. Nii saavad kõik, mis seal all veel on, loodetavasti söödalõhna kätte ja lähevad püünistesse, nii et hakkame pihta. Saatsin esimese kalapüünise alla ja panin selle täpselt keskele. Ja kui ma ootasin, et see põhja jõuaks, sain aru, kui sügav see kanalisatsioon tegelikult on, mis tähendab, et seal all võib tõesti ükskõik mis olla. Olgu, ja nüüd läheb teine püünis alla just sinna, nagu ma ütlesin, sest siin on see suur metalltükk, nagu näha. Meie püünis ei vaju põhja, see pole väga sügav, kuid augud on kohe pinna all, nii et mis iganes seal all on, saab ikkagi püünistesse minna. Me uurisime ülejäänud Evergladesi, kuni lasime kalapüünistel seista ja sattusime veel mitmete madude ja alligaatorite peale. Kuid kui päev hakkas õhtusse jõudma, otsustasime minna tagasi kanalisatsiooni juurde, et vaadata, mida me kinni püüdsime. Nüüd on päev juba palju edasi läinud. Tegelikult on möödunud 3 tundi sellest, kui me oma kalapüünised paigutasime ja nüüd läheme neid kontrollima. Ja loodetavasti püüdsime midagi pöörast kinni. Ja loodetavasti pole seal alligaatorit, madu ega midagi muud, mis meid tappa võiks, sest see oleks päris jama. Ma panin ämbri valmis ja otsustasin alustada teise püünisega. See oli väga raske ja ma hakkasin juba nägema hulka kalu, nii et tõmbasin selle üles, et näha, mida me kõik kinni püüdsime. Nii, hakkame pihta. Vaatame, mis meil on. Meil on vähk. Okei, väike värviline vähk. Võtame ta kaasa. Issand, mis see on? See on nii ilus, Helen. Vaata seda midassikliidi. Tal on oranžid uimed. See on nii lahe. Mis meil veel on? Vaata seda tõeliselt ilusat sinist akaarat seal, see on tõesti ilus sikliid. Issand, Helen, me püüdsime kinni künotontise tõelise gigandi. See asi on hiiglaslik. Issand, see on suurim künodontis, mida ma kunagi näinud olen. Vaadake teda, kutid, võrreldes minu näoga on ta sama suur kui mu pea. Varem püüdsime võrguga palju künodontiseid, nii et see on lahe. Me saime hiiglasliku lõksu sisse. Mis meil veel on? Meil on veel üks midas tšikliid. Ta pole nagu see teine, lihtsalt oranž. Siin on veel üks. Meil on väike pleko, lihtsalt tavaine väike pleko, nii et viskame ta tagasi kanalisatsiooni. Meil on väike Aafrika tsikliid ja väike hoblosäga. Ja ma arvan, et see ongi kõik praegu. See oli see kanalisatsioon, mis oli palju madalam ja me ei püüdnudki eriti palju kalu. Nii et järgmises lõksus ma arvan, et me püüame palju rohkem kalu. Siin. Lähme, olgu, ma olen sellepärast tõesti elevil, kutid. Hakkame kohe valama. See on tõesti raske. Siin see on. Issand, kas kuulete seda? Ma kuulsin siin palju kalu.
issand. Ja siin lõksus on palju rohkem kui eelmises. Vaadake seda. Jumal, kohe alguses. Vaata seda. Siin on hiiglaslik albino pleko. Helen. Vaata, see on äge. See on umbes sama suur kui see teine, mis lõksus oli, kuid see on albino, mis on palju ägedam. Saime ta kätte, meil on veel üks värviline vähk, jälle ainult ühe sõraga. See on imelik. Nad ilmselt kaklevad seal all. Sellepärast veel üks suur firemouth tsiklid, veel üks mitast tsiklid, paljud tsiklide siin sees. Ma arvan, et see võib olla suur convict tsiklid, lihtsalt valge. Ta on lahe. Saime veel ühe maopea, selle tüübi peame tagasi viskama. Vabandust, sõber, sa pead minema, meil on see olemas. Siin on nii palju firewheel'e. Veel üks väike roheline pisara beebi. Ja ma arvan, et kõik, mis jäänud on 2 tõeliselt suurt firereel'i. Ma arvasin, et teid oli 3, aga nüüd tundub, et näen ainult 2. Meid on nii raske käes hoida. Aga meil on siin 1 firereel. Ta on päris suur, pane ta ämbrisse. Ja siin on teine, nagu näed, ta on natuke suurem. See on kõik kalad teisest püünisest, neil on neid palju. Vaata seda, see ämber on ääreni kalu täis. See oli vinge. Ja nüüd, kutid, viime kõik kalad, mis me siiani selles kanalis püüdsime, minu koju ja paneme nad nende uutesse kodudesse. Ja siis, nagu ma video alguses ütlesin, läheme mahajäetud ülevoolu kohta, millega see kanalisatsioon ühendub. Paneme sinna oma püünised ja loodetavasti püüame midagi pöörast. Nii et näeme teid minu kodus, okei, kutid? Kuna me püüdsime kõik need kalad räpasest kanalisatsioonist, paneme nad kõigepealt minu karantiinitiiki. Nii saame neile ravimeid anda ja veenduda, et neil pole haigusi. Pärast seda saavad nad minna minu taga ja tiikidesse ja kõikidesse minu akvaariumitesse, nii et lähme ja paneme nad karantiinitiiki. Olgu, hakkame pihta. Vaadake seda, issand, vaadake seda auku, see on hullumeelne. Vaadake, kutid, nad kõik lähevad sinna. Ma arvan, et see võib olla kõige rohkem kalu, mida me kunagi kanalisatsioonis püüdnud oleme. Wow. Ja nüüd oli aeg minna mahajäetud ülevoolu kanalisse, aga siin on väike probleem. Väljas hakkab pimedaks minema ja olla öösel Evergladesi keskel on natuke hirmutav. Olgu, kutid! Nagu näha, on nüüd öö ja me oleme siin mahajäetud ülevoolu kanali juures. Nüüd, igale poole on putukaid täis, aga me oleme juba esimese mao leidnud. Nüüd. Mul pole aimugi, mis madu see on, aga ma arvan, et võib julgelt öelda, et meid ümbritsevad hiiglaslikud alligaatorid ja palju madusid. See tähendab, et peame seda ülevoolu kanalit uurides olema äärmiselt ettevaatlikud, sest siin sees võib tõesti ükskõik mis elada. Läheme võtame oma kalapüügivahendid ja vaatame, mida me siit leida võime. See ülevoolu kanal on nii sügav, et mul on selle külge kinnitatud 15 meetrit kõit. Nii ei kaota me seda ära ja ma olen sellega kassi toiduga söödaks pannud, nii et kõik, mis seal all on, tunneb lõhna ja loodetavasti läheb meie püünisesse. Nii et siin me läheme, poisid, meie esimene püünis läheb sisse. Sinna ta läheb. Jumal, see on nii kõhe, olgu. Ma arvan, et see jõudis lõpuks põhja, poisid. Esimene kalapüünis on sees. Ma olen nii elevil, et näha, mida me siia püünistesse saame. Ma mõtlen, see ülevoolu kanal on siin olnud igavesti ja siin sees võib tõesti olla ükskõik mis. Nii et võtame teise püünise ja saadame selle ka alla. Lähe, poisid, meil on teine püünis olemas. Sinna ta läheb. Ma näen tegelikult kalu seal all. Issand, see on nii kõhe. Kalapüünis lihtsalt kaob ära. Vesi on seal all nii tume. Mõlemad kalapüünised on nüüd paigas. Jätame need siia terveks sööks ja tuleme hiljem tagasi, et mõlemad kontrollida ja loodetavasti saame midagi hullumeelset kätte, nii et näeme siis, kutid. Olgu, poisid. See on umbes 4 tundi möödas sellest, kui me oma kalapüünised paika panime ja nüüd oleme tagasi siin mahajäetud paisul. Öösel siin olla on tõesti kõhe. Kui me taskulambiga vette paistame, näeme ainult alligaatori silmi. Igal pool on maod. Ma mõtlen, see on tõesti hirmutav. Aga meil on siin oma ämber veega olemas. Ja me hakkame nüüd esimest kalapüünist kontrollima, vaatame, mis me saime. Olgu, hakkame püünist välja tõmbama. Mees, ma tunnen, et seal sees on midagi. Ma tunnen päriselt, et püünises miski liigub praegu. Jumma, mis see on, mees? Seal on midagi suurt sees. Seal on palju kalu. Vaata seda, mis meil siin on. Jumal, oota, kus see on? Seal on kuradi alligaator sees. Püünises on alligaator. Jumal, kuula teda, kuula, ta krooksub. Issand, kutid. Ma ei tea, mida teha, ma ei tea. Ma päriselt ei tea, mida teha. Vaadake siia, see on seal. See on väike beebi alligaator. Jumal, see oli viimane asi, mida ma ootasin kinni püüda. See ei ole hea. Mida me teeme? Siin on nii palju kalu. Mine nüüd, tule püünisest välja. Vaata, seal ta läheb, seal ta läheb. Seal ta on. Vaata, ta lihtsalt kukkus ülevoolu kamalisse, tagasi sinna, kus ta tuli. Ma näen teda tegelikult. Vaata sinna. Temaga on kõik korras. Näeme hiljem, sõber. Hea, et me ta püünisest välja saime, sest siin on palju kalu. Issand, vaata seda. See on hiiglaslik klouni silmakala. Ma arvan, et see on kuninglik klouni silmakala. Mis veel meil on? Mis asi see veel on? See on nagu mingi triibuline kala. Mul pole aimugi, mis see on. Pane ta ämbrisse. Meil on mõned päikeseahvenad, need viskame tagasi. Me ei taha neid. Veel üks päikeseahven. Vaata seda. See on see suur Jack Dempsey, keda ma nägin. Vaata seda. See on tõeline koletismees. Nii ilus. Meil on siin palju kalu. Ma arvasin, et see on päikeseahven. See on hoopis Severum.
vaata seda, see on roheline severum. Okei, selle jätame alles. Ei ole võimalik, mees, vaata seda, siin on vähk sees. Ma arvan, et see on mingi värviline, tal on natuke punast ja oranži, see on tõesti lahe. Ja ma arvan, et meil on veel üks kala, veel üks, mis see on? See on mingi pleko. Vau, mees. Ma arvan, et see on kuninglik pleko. See on nii lahe. See on ka alles väike beebi. Ma olen ausalt öeldes šokis praegu, ma ei saa arugi, mis just juhtus. Me püüdsime püünisesse alligaatori. Noh, see ei ole mul esimene kord alligaatorit püünisesse püüda, aga see oli kindlasti ootamatu. Samas on see loogiline, ma mõtlen, et siia tulles nägime palju alligaatoreid, ka palju väikseid. Nad on kõik väljas ja aktiivsed. Nii et jah, loodetavasti pole teises püünises alligaatorit, aga kunagi ei tea. Vaatame siis, mis me kõik kätte saime. Olgu, hakkame pihta. Teine kalalõks tuleb nüüd välja. Ma ei tunne mingit raskust. Oota, mis see on? Oota, kas sa näed seda? Vaata, seal on midagi. Kas see on madu, vend? Ei, me ei püüdnud just kalalõksudega alligaatori ja madu, vend. Sa pead nalja tegema, ma olen üsna kindel. Okei, ma ei näinud seda väga hästi, aga ma arvan, et siin on madu. See ongi madu, mees. Okei, me peame ettevaatlikud olema. Ma ei tea, mis sorti. Oh jumal, see on kohe seal. Kohe seal. See võib olla mürgine, see võib olla vesimokk või midagi sellist. Vaata, näed teda kohe seal. Mis see on? Kas ma peaksin ta lihtsalt kinni võtma? Ta käsi! Jumal, ta pea puudutas just mu sõrme. Mees, ma arvan, et ma pean ta lihtsalt välja tõmbama, mees. Siin on palju kalu. Jumal, ma sain mao kätte. Jumal. Mis sorti see on? Ma ei tea. Okei, ma olen temaga ühel pool. Mine ära. Okei, liigume lihtsalt siia poole. Vaata seda, siin on nii palju kalu. Unusta madu, meil on sinikõhud. Vaata seda. Meil on väike tulehiired tsiklid. Ta on imeline. Jumal. Meil on veel tuleangerjaid, mees. Need on suured. Vaata seda. Vaata tuleangerjat. Ta on uskumatult suur. Paneme ta ämbrisse. Jumal, meil on veel üks tulehiired tsiklid, mees. Madu on ikka veel seal. Mine ära. Meil on veel üks jõevähk. Vaata seda. See näeb täpselt samasugune välja nagu eelmine. Pane ta ämbrisse. Vaata seda. Ma sain teise tuleangerja kätte. Ta on uskumatult suur. Seal ta läheb. Mis see on? See on väike Aafrika tsiklid, ma arvan. Issand, vaata. See on pagana Doja mudamaim. See on suur. Ma arvan, et see võidki olla kõik. Kuulge, meil on veel mõned päikeseahvenad. Viskame need tagasi, mees. Need kalapüünised on kala, alligaatorite ja madudega täis. Ta lihtsalt jüllitab meid nagu. Mis tal viga on? Ma ei usu, et see on mürgine, sest tal pole kolmnurksat pead. Mul on ta käes. Okei, viime ta meist eemale. Issand, me laseme su lahti mine. Ole vaba, kao siit. Kui sa tead, mis madu see on, kirjuta kommentaaridesse alla. Ma ei usu, et me oleme seda varem püüdnud, nii et see on natuke hirmutav. Ma just puudutasin seda. Loodetavasti ei ole see mürgine. Aga jah, meil on palju lahedaid kalu. Vaata nüüd seda. Me ei saanud küll palju, aga saime hulga suuri tuleangerjaid ja siis veel hunniku väga lahedaid tsihliide, mõned jõevähid ka. See ülevoolukanal on kindlasti kalu täis, aga ma ei tea, arvan, et kanalis saime rohkem. Kommenteeri allpool, kas peaksime siia tagasi tulema ja veel uurima. Aga praegu, kutid, viime kõik need püünistesse püütud kalad minu koju ja nende uutesse elupaikadesse. Näeme teid siis. Okei, kutid, kõik need kalad, mis me just püüdsime, lähevad nüüd karantiinitiiki teiste juurde. Kui teile see video meeldis, siis palun pange videole pöial üles. Tellige allpool. Näeme teid järgmises videos. Olge tublid!